Tere hommikust, me oleme Kehalas, meil on Street Fight, Vitalik sõidab, mina olen kaameraga, mina olen spotter ja lihtsalt midagi seletan, vaatan ja nii edasi. Eelmist videot nägite, see oli trenn. Väidetavalt mina koosolekul küll ei käinud, aga Vitalik ütles, et rada on täiesti teistsugune. Jah, sõidetakse sama pidi, aga see, mis trennis tegime, ei ole üldse kaugeltki see. No ma lähen vaatan esimest trenni kellelgi teiselt ja siis ma saan aru, millest ta räägib. Aga siin me oleme, soovime Vitalikule palju edu, jaksu ja kvalli tulemus peab seekord kindlasti olema. Ja siis juba vaatame, mis me edasi teeme. Top 32, top 16, top 8, top 4 ja nii edasi. Sinna me jõuame, aga alustame kvalifikatsioonist. Või noh, tegelikult alustame treenidest. Super, noh. Kohe hakkavad Vitaliku treenid. Mina panin raadiosaatja kõrva, et siis natukene proovin juhendada Vitalikut. Isa teeb tal klaasi puhtaks ja rada tundub okei, aga paari sõidu jaoks see rada väga vist justkui ei sobi. Vähemalt mina pole näinud mitte ühtegi ilusat tandemit, sest on ainult üks kurv, mida korratakse 2 korda, mis on enam-vähem tandemi kõlbulik. Aga vaatame, mis saab ja kuidas läheb. Meie eesmärk on ikkagi kvalifikatsioon, edukas kvalifikatsioon. Mina lähen siis nüüd tribüünile ja lihtsalt jälgin, mida teeb Vitalik.
muidu tundub kõik super luks, aga sisenemisega on veel Vitalikul probleeme. Lähme uurime, mis ta räägib, mis tundub. Viimases sõidus oli väike kõks, aga kuulame ära ja natukene juhendame. Õnneks ma nüüd oskan GoProst faile otse telefoni panna, siis ma saan otse Vitalikule näidata, mis ta teeb valesti ja mis ta teeb hästi, mida ta teeb väga hästi ja nii edasi. Ühesõnaga liigume, vaatame, mis ta boksis räägib. Paps juba vaatan Vitaliku isaga, vaatan, mis ta selle rattaga on, sest kõks oli otse rattasse. Tuulega meil loomulikult ei vea, aga kvalifikatsiooni aeg on. Vitalik alustab kvalifikatsiooniga. Teine grupp on peal. Esimene just sõitis ära. Seega Vitalik on vist grupis viimane. Kõik teevad rehvi soojendus ära. Vitalik läheb rehvi soojendama. Seda mina ei filmi. Mina jooksen kohe sinna tribüüni peale, nii öelda, mida siin loomulikult ei ole. Lõpuks, jube tuline on, aga lõpuks Vitalikul on punktid käes ja see on kõige tähtsam. Lõpuks 74, esimene ring. Vaata, mis teine tuleb. Kindel, et teise sõidu eest punkte sai, aga ülihea on see, et lõpuks kvall ei ole 0. Et 74 punkti on tulemus ja see on mega. Seega ma loodan, et nüüd top 32 tuleb lihtne ja top 16 tuleb raske, aga ilusa võiduga. Läheme, vaatame, mis Vitalik räägib meile, kui üldse räägib. Esimesed punktid. Lõpuks. Lõpuks, jah. Kurat, siiani ei usu, et lõpuks, ma saan lõpuks panna video nimeks Street Fight
lõpuks. Sõnaga jah, Vitalik pääses edasi, praegu hakkab meil siis tandemi trenn, et oli valikus kas paraad või tandemi trenn ja sõitjad otsustasid tandemi trenni kasuks. Läheme ikka sinna samusesse kohta ja filmime edasi. Nii Vitalik, enda jaoks oled ajalugu teinud. Kas teeme teiste jaoks ka? No proovime ikka. Üllatame ilusa top 32 võiduga. Siis on meil kõigest jäänud top 16, 8, 4 finaal ja koju. Koju. Kodus saab õlut. Ja Driftmastersit vaatama. Kodus saab kalja ja Driftmastersit vaadata. Davai! Davai! Tegelikult nüüd hakkab natukene hirmus, sest mina mäletan oma esimest top 32. Ma värisesin seal line-upis nagu ma ei tea mis asi. See oli hirmus, väga hirmus, aga ma arvan, Vitalik saab hakkama. Lugesin talle head sõnad peale ja seletasime talle ära, mis, kus, kuidas. Õnneks vastane ei ole kõige keerulisem, ta ei ole lihtne, aga ta ei ole kõige keerulisem. Kohe näete. Let's go! Loomulikult valel ajal hakkas vihma sadama ja nüüd on õnneks prooviringid. Prooviringidega on libe, on väga libe. Vahesin oma
Minu meelest tegi Vitalik ikka mega head sõidud. Miks ta kaotas? Mina oletan see, et viimases kurvis sõitis ühe rattaga välja või see oli alguses. Ühesõnaga see sammune kurv sõitis ühe rattaga välja ja ma arvan, et see mängis väga suurt rolli. Kas just see oli põhjus, aga ma olen 99,9% kindel, et see oli see põhjus, miks siis Vitalik kaotas. Aga ma ei tea, ma tahan, et te kirjutaksite ise kommentaaridesse, mis te arvate sellest sõidust. Siis mina nägin, et see sõit oli mega hea, nagu nii chase kui lead. Vau. Aga noh, üks ratas väljas on 0, siis on 0. No nii, Vitalik, see oli sinu esimene võistlus, kus oli kvalifikatsioonipunktid käes. Kuidas emotsioon on? Uskumatu. Lõpuks saime punktid. Lõpuks saime top 32 sõita. Mitu punkti tuli? 73. 74. 74, täpselt. Aga top 32, kuidas sõit meeldis? Teisena oli nagu 5 korda parem kui esimesena. Esimesena sõitsin ühte rattaga välja ja seega kaotasin. Aga muidu oli äge. See tähendab vaid seda, et asi oli kas siduris, ratastes või lõpuks Vitalik sõi putru hommikul ja järgmises korras teeme parema tulemuse, teeme? Teeme. Kindlasti teeme. Aitäh, et sa vaatasid seda videot, nagu ikka, kirjuta kommentaar, vajuta like, jälgi meid Instagramis, Facebookis, YouTube'is, igal pool ja kirjuta midagi kommentaarides ilusat. Tšau!